teate, kus ma praegu tulen? Ma tulen koosolekult ja meie klassiga pole kõik korras. No Markus muidugi, jah, sul on 5. Aga Lisette ja Rain, miks te ei õpi? Kui ma vaatan teie hinnete lehti, teil pole väga positiivsed hinded. Teil kukuvad ka 2 mõnikord sisse. Mis toimub? Lisette, pane telefon käest ära. Ja Tanel, sina kah ja istu korralikult. Jalad tooli peab maha. Kiiremini ja kott ka laua peab maha. Telefon käest. Ja Markus, sa oled kõige parem klassis hinnete poolest. Mis te nüüd? Teised võiksid ka sinust eeskuju võtta. Sa oled ikka nii tubli. Aitäh. Ja nüüd lähme edasi oma tunniga. Textbook page 68. Õpetaja, ma ei ole textbooki kaasas. Kus sul see on siis? Aga kodus. No siis mine istu kellegi kõrvale, et sa saaksid õpitada. Markus, kas sul on ikka meeles, et sa loed ikka kõne? Jah, loomulikult. Ja sa oled harjutanud? Jah, ikka. Siis ma ootan sinult kõnet aktusele. Kindlasti. No mina ei saa aru, miks meie klass nii kohusetundetu ja vastutustundetu on. Nii, tänaseks oli siis kodune töö ja Markusel on tehtud. Tubli. Nii, poolik ja. Miks sul see kodune töö nii poolikult on tehtud? Vaatasid jälle oma saateid või? No aga miks sul see siis tegemata on? Mis mõttes sa ei jõua? Sa lähed juba 3-st koju ja sa ikka ei jõua õhtu jooksul oma inglise keelt ära teha. Teisi asju ka õppida. No räägi, kui palju sul siis neid teisi asju on vaja õppida? Terve päeva või? Raskesti usuda. Nii, tehtud. See klass on täielik õudus. Mitte keegi ei kuula mind. Ainukene, kes kuulab ja korralik on Markus. Lisetel oli jälle kodune töö tegemata. Rain, no ma arvan, et ta tegi jälle oma vanem õe pealt, kes tal siin 2 aastat tagasi koolis käis. No ja need teised, no poolikult oli tehtud. Tanel jälle puudus. Ei tea, mis tal on. Ma arvan, et jälle magas sisse. Ta on ju selline popipoiss. No teised ikka räägivad ja on telefonides, ega neid ju ei huvita, mida mina räägin. Ma võin ju siin tahvli ees vehelda, aga nemad ju õppust ei võta. Tead, Varmo, need õpetajad käivad nii närvi. Õpetaja arvab, et ma tegin töö õe pealt maha. Ma ei teinud tegelikult. Terve öö tegin seda. Ma isegi ei läinud sööma. Ma olen nii marujahane. No ära kuule õpetajaid kogu aeg. Oleks võid võimalik. Kogu aeg. Keegi ei usu mind. Nii vihaseks ajab ikka. No ära võta seda, mida õpetajad ütlevad ja südamesse. No eks ma nüüd ürita. See inglise keele õpetaja kui õbe närv. Üritan inglise keelt õppida, aga üldse ei tea. Aega pole, aga mitte midagi. Tere õpilased! Täna on veerandi viimane päev ja täna on tunnistuste jagamine.
nii, kes siin siis esimene on? Markus. Väga tubli, kõik puha 5. sa oled väga tubli. aitäh, aitäh. nii, Ingrid. noh, tubli, väga tubli. oskad küll. palun. Lisette. noh, ma ei saa midagi halba su kohta öelda, aga noh, võiks olla parem. vähemalt kahtesid ei olnud. Tanel. Tanel! Ainukene, kellega ma klass rahul ei olnud, olid sina. sul on kõik 2. mis sinust veerandi lõpus saab? sul on kõik 2, sa ei lõpeta seda kooli. sa ei lõpeta seda kooli. ja nüüd Rain. noh, väga tubli ütleks. olen aru saanud, et sa vist ei teegi öö pealt maha, jah? ei tee. noh, väga tubli, et sa oma pead kasutad. aitäh, õpilased. Teiega oli väga tore veerand. head vaheaega. tähendab, minu jaoks on oluline see, et mul oleks kõik korras, et tööd ei kuhjuks. siis olen ma ise õnnelik, ma saan oma asjadega tegeleda, siis on kodused õnnelikud ja uhked, et klassijuhataja on ka rõõm. tead, ma tahaks ka, et mul oleks sama kui sinu. ma selle veerandiga jäin isegi täiesti rahule, sellepärast et hinded olid paremad kui eelmistel veeranditel. aga õpetaja peab ikka vahepeal päris tärbi küll, kui ta näägutab ja näägutab minu kõrval. õpetaja tahab, et meie elu oleks ainult kool, aga no tegelikult ei ole ju. ma tahan ikka sõpradega ka väljas käia ja ega ma ju tema jaoks ju. sõnal on jõud ja sõnal on mõju. ühele mõjub piits, teisele präänik. me oleme erinevad. meid panevad tööle erinevad asjad. Keda innustab kiitus, kes pelgab laitust ja asub selle hirmus tööle. Kedagi paneb liigutama enesetõestus, kedagi aitaks, kui lihtsalt temasse usutaks.